Tere taas! Mina olen jätkuvalt Heli Künnapas ja sina osaled jätkuvalt harjumuste muutmise väljakutsel. Mul on väga hea meel, et sa oled tagasi ja käes on meil teine päev. Eile, esimesel päeval, vaatasime siis seda, et milline on harjumuste roll meie elus ja miks on nii raske neid muuta. Ehk et harjumusi on siis keeruline muuta, kuna tavaliselt, kui me teeme mõne väikese hea harjumuse, täidame nagu mingi hea teo enda jaoks, siis me ei näe selle tulemust koheselt. Samuti on halbade harjumustega. Kui me teeme mõnda halba harjumust, siis koheselt ei avaldu see, et see asi meie jaoks tegelikult halb on. Täna hakkame siis mõtlema, kuidas luua süsteemi, mis aitaks meid edasi selles suunas, kuhu me soovime minna. Ehk et selleks, et teada, kuhu me või kuidas minna ja mida teha, on vaja teada, kuhu me tahaksime jõuda. Ma soovitan nüüd sul taas võtta ette need 5 eluvaldkonda, mida ma mainisin, või kui sa enda jaoks oled kuidagi teised kategooriad leidnud, siis võta ette need eluvaldkonnad, mis on sinu jaoks olulised. Nii et paber ja pliiats taas kätte ja nüüd on vaja sul täita järgmine ülesanne. Kirjuta üles eluvaldkonnad. Igas eluvaldkonnas kirjuta üles, ma arvan, et üks eesmärk, võid kirjutada ka mitu, aga soovitav on, et hakkame ühega pihta. Harjumusi muutes sa ei jõua teha väga paljusid asju korraga ja muuta kõike korraga. Sest kui sa hakkad korraga kõike muutma, siis on väga suur tõenäosus, et tegelikult mitte miski ei toimi ja kõiges ebaõnnestud või tulevad need tagasilöögid nii kiiresti või läheb elu järsku nii ebamugavaks, et sa lihtsalt annad hästi ruttu alla. Nii et võtame praegu igas valdkonnas ühe teema. Seega, valdkonnad, mis mina välja pakkusin, olid tervis, suhted, isiklik areng, raha ja töö. Nii et kui sul on midagi lisada, lisa. Aga need 5 võiks siis olla näiteks need, mis sa kirjutad nüüd ülesse. Siis nende kõrvale iga valdkonna kohta too välja üks eesmärk. Mida sa soovid saavutada? Milliseid muutusi sa soovid saavutada selles valdkonnas? No näiteks, kui ma toon see sama näide, millest ma eile veidi rääkisin, et tervis minu puhul on siis, et langetada veel kaalu, ütleme näiteks 10 kilo. Siis järgmiseks, millised harjumused selleni viivad? Ma rääkisin juba eile sellest, et ma ise olen nüüd osalenud 90 päeva Wildfit 90 terviseprogrammis ja selle käigus siis kaalu langetanud 14 kilo, aga see tähendab seda, et ma olen õppinud mitmeid uusi harjumusi. Kui ma nüüd lõpetan selle programmi ära, väga tore, 14 kilo lahkunud, väga vahva, aga kui ma lähen tagasi vanade harjumuste juurde ja hakkan elama jälle täpselt samamoodi nagu varem, siis ilmselgelt see 14 kilo ei jää kadunuks ja ilmselt võib sealt siis veel nagu juurde ka tulla. Ja kõige ilmselgem on see, et kindlasti ei lähe rohkem kaalu alla. Mis tähendab seda, et kui minu eesmärgiks tervise teemal on jätkuvalt kaalu langetada, siis ma pean mõtlema, mis on need harjumused, mis viivad selleni, et mu eesmärk täituks. No kaalu suhtes ma tean, et mina õppisin selle Wildfiti programmi raames hooajalist toitumist, ehk et minu jaoks on nüüd tähtis jätkata hooajalise toitumisega. Ja kindlasti ka näiteks regulaarne treenimine, sama vee joomine, millest jutt oli, et regulaarne vee joomine. Et need on siis harjumused, mis ma panen siis sinna 3. lahtrisse. Esimeses on valdkond, teises eesmärk ja 3. siis harjumused, mis viivad mind selle eesmärgi poole. Siis 4. lahtrisse kirjuta, mida on sul selleks vaja või mida on mul selleks vaja. Et näiteks kui on kirjas, et regulaarne treenimine, siis mul on ilmselgelt vaja trenniriideid. Olenevalt siis trennist, millist trenni ma teha tahan, siis neid riideid. Ja 5. lahter. Sinna kirjuta, millal ja kuidas ma seda teen. Ehk et pane see endale täpne eesmärk, et millal ja kuidas sa teed seda harjumust, mida sa tahad sisse viia. Eile ma rääkisin veidi ka sellest tabelist, et jälgimise tabel, ehk see on siis teine tabel, kuhu kirjutad seda iga päeva kohta, et mida sa siis tegid sel päeval. Et eilse päeva ülesandeks oligi sulle, et sa jälgid oma harjumusi ja see pidi nagu näitamagi, et millega sa praegu tegeled. Aga nüüd järgmiseks sammuks me siis hakkamegi muutma seda selles suunas, kuhu sa tahaksid ise liikuda. Nii et tee endale see tabel ja kirjuta üles siis igas valdkonnas, mis on harjumus, mida sa tahad, mis on eesmärk, mida sa tahad saavutada, milliste harjumuste
abil sa siis selle eesmärgi saavutaksid. Nii, eesmärkidega on nüüd selline asi, et lihtne on jääda sellesse lõksu, et mõelda, et vägev, mul on eesmärk käes, järelikult nüüd on hästi ja rohkem pole vaja pingutada. Ehk nagu ma tõin enda kaalu näite. Minu eesmärk oli see programm läbida, oli kaalus alla saada, nii, see õnnestus ja nüüd on nagu siis kõik või. Siin tulebki järgmine samm. Küsi endalt, milline inimene sa oled. Vaata endasse ja mõtle, et mida sa tahad enda elu osana jätta nagu pikemas perspektiivis. See kõlas väga keeruliselt, aga jälle seesama terviseprogrammi näide, et kui mina tahan, et mu elu oleks tervislikum, see minu eesmärk ei ole ainult see 3-kuune programm läbida, vaid minu eesmärgiks ongi olla selline inimene, kes toitub tervislikult, kes hoolitseb oma tervise eest ja teeb neid harjumusi igapäevaselt, mida ma seal õppisin. Ja näiteks teine näide on raamatu kirjutamine. Kas eesmärk on kirjutada lõpuni üks raamat? Või sa usud enda kohta, et sa oledki inimene, kes kirjutab raamatuid. Et mina teatavasti olen siis, loen ennast põhiliselt kirjanikuks ja kui ma usun, et minu eesmärgiks on lõpetada ära üks raamat, siis no see on üks eesmärk, sai tehtud, kõik. Aga mina usun, et ma olen inimene, kes kirjutabki raamatuid, mis tähendab, et ma mõtlen selle peale pidevalt, ma tegelen sellega pidevalt ja mitme raamatuga korraga või korda mööda, aga see on nagu osa minu elust. See ei ole mingisugune ühekordne projekt, et ma teen selle ühe ära ja kõik. Ma tean, et mul on ideid, mõtteid, teadmisi, oskusi, et seda järjepidevalt teha ja ma usun, et see on osa minust. Nii et kui sa nüüd eile hindasid oma elu erinevaid osasid ja said teada, et sa ei ole rahul näiteks sellega, milline on su tervis, millised on suhted, milline on su tööalane seisund, milline on su rahaline seisund või milline on su isikliku arengu seisund, siis nüüd ongi küsimus, et aga kelleks sa tahad saada? Kui me igas valdkonnas seame ühe eesmärgi, see aitab meid ühel teemal, ühes valdkonnas edasi liikuda. Aga suurem küsimus on et kelleks sa soovid saada, milline inimene sa soovid olla. Ja kui sa nüüd seadsid need eesmärgid igas valdkonnas, siis vaata neile otsa ja küsi, kas sa tahad olla see inimene, kelle elu osa ongi see eesmärk, mille sa seadsid sinna. Seesama, et kui näiteks sama kaalulangetus jälle, et kas sa tahad olla selline inimene, kelle kaal on seal mingi teatud piiri peal. Ja see ongi nagu tänane siis teine küsimus, et mõtle läbi et kas need harjumused on osa sellest inimesest, kellena sa ennast näeksid. Kordan veel, ära võta tervet hunnikut asju korraga, vaid võta praegu igas valdkonnas ühe eesmärgi, mille jaoks on siis teatud harjumused ja mõtle läbi, mis need on, kuidas neid harjumusi teha, ellu viia ja siis kas sina oled see inimene, kellel on sellised harjumused ka pikemas perspektiivis. Kui sa jälle julged, siis ole nii kena ja jaga enda tulemusi ka lugedes rikkaks grupis, et ka teised näevad, mida sa välja mõtlesid, mida sa teha julged ja ehk motiveerib see ka kedagi teist edasi liigutama või annab mõtteid mõne eesmärgi suhtes, mida ta ise polekski julgem mõelda. Et aitäh, et sa kuulasid ja kohtumiseni juba homme.